ma tunnen ennast väga hästi. Nii palju on mu elu juba muutunud, et ma näen rohkem, kui ma nägin enda prillidega. Ja tõepoolest, kui ma hommikul teen silmad lahti, ma juba näen. Mul on toas raamaturiiul ja üldjuhul ma ei näe nende raamatute pealkirju. Aga nüüd ma nägin, et natukene kummaline tunne ja ma olen väga õnnelik selle üle. Kokku seal operatsioonisaalis ma arvan, et läks alla 10 minuti. Et alguses läksingi pikali, nad panid seal midagi veel valmis, giid hakkas juba rääkima ja ülejäänud läks väga kiiresti, et olidki mingid tuimestavad tilgad, klamber ja siis läks juba protseduur peale. Siis tegelikult kaasas oli giid, kes oli nii selline malbe häälega, mega rahustav ja ühtlasi ta hoidis mul käest kinni, nii et ma tundsin ennast väga turvaliselt. Kuna ta rääkis kogu aeg, et nüüd me teeme seda, nüüd läheb veel nii kaua ja see aitas nagu tohutult kaasa. Vähemalt minul, kes ma tõesti muretsesin. Valmis peakski olema selleks, et 1,5 minutit üks silm, 1,5 minutit teine silm ja juba tõustes sa näed paremini. Aga kuna see giid ikkagi rääkis, et nüüd me oleme selles etapis, nüüd läheb veel, pool sellest protsessist on möödas, nüüd ta peseb su silma, siis ma teadsin, et kohe-kohe see lõpeb ja mul oli see kindlus ja ma oskasin ajaliselt kuidagi tunnetada paremini. Kõige rohkem mulle meeldis giidi rahustav suhtlemine ja see, et ta hoidis mind kogu aeg kursis. Mul ei olnud kordagi nii, et ma mõtlen, et appi, millega ta seal tegeleb. Peale protseduuri, kui ma sealt niimoodi vaikselt lamamisasendist istukile tõusin, ma juba vaatasin, et vau, et ma näen paremini. Et see oli selline väga üllatav ja tore efekt. Ja edasi ma nägin siis, kui ma olin just silmad ära niisutanud. Ja siis ta ikkagi hägustub ära, aga just kui silmad on niisutatud, siis ma näen ikkagi kõige paremini. Ja ma ütlekski, et see 5-6 päev mina nägin väga hästi ja täna jälle natukene nagu halvemini, et eks ta kõigub ja 6 aja pärast oskan juba täpsemalt öelda. Ja 5. päeval ma julgesin isegi autorooli minna. Ma arvan, et on 2 põhjust, miks inimene ei tee laseroperatsiooni. Üks põhjus on see, et laseroperatsioon tundub kallis. Teine põhjus on see, et võib-olla on hirm. Et siis siin Lätis tegelikult on palju soodsam, kui Eestis seda protseduuri teha, mis pärast võiks inimene, kes pigem soovib seda soodsamalt, tasuks tulla Lätti. Ja teine variant, et kui inimene kardabki, siis võib-olla kuulatagi ja rääkida inimestega, kes on juba selle laseroperatsiooni ära teinud, et nad annavad väga palju julgust juurde ja ühtlasi võib küsida ka kliinikult, et kas see giidi või selle kõrval inimese olek, kas võib olla keegi veel, kes seletaks, nii nagu siis minul tehti. No ma juba nii palju guugeldades teadsin, et tegemist on kliinikuga, kes on teinud operatsioone juba üle 20 aasta ja nii palju, et neil on ikka omajagu kogemust. Kogu see pakett, mis sa võtta saad, sisaldabki tavaliselt operatsiooni ja sul on juba mõeldud kõikide muude asjadest ka, mis tähendab seda, et sul on hinnas majutus, sul on hinnas hommikusöök, sul on hinnas silmatilgad ja kõik on justkui tehtud nii lihtsaks ja mugavaks, kui üldse saab. Et sina võimalikult vähe peaksid mõtlema. Hotell on väga ligidal, ma arvan, et 2 minutit jalutuskäiku siin täpselt nurga taga. Hotelli oli mugav pääseda. Neil on oma parkimismaja all, seal oli täpselt piisavalt kohti, nii et ei pidanud ka parkimise pärast muretsema. Muidugi soovitaksin
Mul tegelikult kaaslasel on samuti prillid ja tema nägi ka kogu protsessi kõrvalt ja absoluutselt ma soovitan ka talle, et kui ma olen ära taastunud, siis tõenäoliselt on tema kord.